Vaata seda, see on tõeline hullumeensus. Ainult ühe süsteemiga saad kloonida ükskõik millist taime, viljapuid, roose, maitset taimi, viigipuud, mida iganes, ilma mullata, ilma kummaliste toodeteta ja ilma raha kulutamata. Ja mis kõige parem, sa saad seda teha kohe praegu asjadega, mis sul kodu juba olemas on. Täna õpetan sulle uskumatult lihtsat meetodit, tahtpropageerija, kombineerituna tai akna meetodiga. Tehnika, mis on nii tõhus, et mõne nädalaga on sul valged, paksud ja terved juured, mis on valmis ümberistutamiseks. Jää lõpuni vaatama, sest ma näitan sulle ka looduslikku seenevastast vahendit, mis hoiab su pistikud puhtad ja seenetuna. Alustame. Selle meetodi jaoks vajad 1 liitrist või 1,5 liitrist plastpudelit, kõrget klaasi, puhast riidetükki, ideaalis puuvillast, lõikurit või kääre, hästi pestud jõeliiva, võib kasutada ka ehitus- või rannaliiva, aga pese see väga korralikult läbi, pihustit, jahvatatud kaneeli, aloelehte, 3% või 10 mahuühiku vesinikperoksiidi ning 2 pistikut, 1 roosipõõsalt ja teist siidronipuult. Nüüd valmistame tahti ette. Lõika puhtast riidest umbes 2 cm laiune ja 20 cm pikkune riba. Sellest piisab. Nüüd võtta pudelikork ja tee lõikuriga selle keskele väike auk. Selle augu kaudu tõmbame tahti läbi. Üks osa jääb allapoole rippuma ja teine osa jääb klaasi sisse, kuhu tuleb liiv. See lihtne riidetükk on kogu süsteemi võti, sest tänu kapilaarsusele tõuseb vesi ise üles, hoides niiskuse pidevalt ühtlasena, ilma et peaksid iga päev kastma. Nüüd lõika pudeli ülemine osa, see tähendab klaasi osa ära. Sellest saab sinu lillepott, kuhu paned liiva. Aseta klaas lauale ja pane klaasi osa selle peale, nii et kork jääks klaasi sisse. Hoia tahki sirgena, kui täidad klaasi pestud jõeliivaga, jättes ülemise serva 1 cm vabaks. Vendu, et taht oleks umbes 2 cm pinnast allpool liiva sees, et niiskus jaotuks kogu liivas ühtlaselt. Nüüd valmistame ette pistikud 1 roosilt ja teise sidruni poolt. Mõlemad peavad olema terved ja poolpuitunud oksad. Lõikenoaga teeme umbes 3 cm pikkuse pikisuunalise akna, eemaldades koore ja kraapide sõrnalt kambiumi, kuni jääb puhas puit. Kanna lõike pinnale otse naturaalset aloe keeli. Aloe niisutab, desinfitseerib ja soodustab juurdeteket. Seejärel puista samale alale kaneelipulbrit. Kaneel toimib loodusliku funktsiidina, aseta pistikud liiva sisse, mattes lõikekoha ja veendu, et see oleks korralikult niiskusega kontaktis. Nüüd valmistame ette kastmise. 1 liitri vee kohta lisame 1 teelusikade 3% vesinikperoksiidi, 10 volüümi ja segame korralikult läbi. Selle seguga täidame klaasi nii palju, et taht oleks korralikult vee sees, sest kui taht vett ei puutu, ei saa niiskus kapilaarselt üles tõusta. Kui klaas on selle seguga täidetud ja taht sees, kastame väga õrnalt liiva pealmist osa, ainult selleks, et seda esimest korda niisutada. Pärast seda hoiab taht niiskust automaatselt pidevalt ühtlasena. Nüüd valmistame ette minikasvuhoone. Võtame pudeli ülejäänud osa ja teeme selle ühele küljele vertikaalse lõike. See lõige võimaldab seda pudelit hõlpsasti avada ja sulgeda ning tagab, et see sobitub ideaalselt klaasi ja tassi peale. Kui see on valmis, asetame selle katte lihtsalt peale, luues minikasvuhoone, mis hoiab kogu juurdumisprotsessi vältel niiskuse kõrgel. Nüüd siis viimane lihv. Valmistame loodusliku seenhaiguste ennetusvahendi, et kõik püsiks puhas. Lisa 1 liitrile veele näppu otsa täis kaneelipulbrit ja sega korralikult, kuni see lahustub. Seejärel kurna segu läbi peine riide või kohvifiltri ja vala see pihustisse. Iserda kergelt liiva ja pistikuid iga 3-4 päeva tagant. See hoiab ära seente tekke ning aitab juurtel püsida tugevad ja terved. Ja viimane samm. Aseta oma paljundusnõu kohta, kus on kaudne loomulik valgus. Väldi keskpäevast otsest päikesevalgust. Iga paari päeva tagant kontrolli veetaset klaasis ja lisa vajadusel juurde. Kui näed palju kondensatsiooni, tõsta korraks gaas pealt, et tuulutada. Nüüd tuleb osa, mis tekitab kõige rohkem elevust, aga nõuab ka kõige rohkem kannatust. Sest samal ajal, kui sa ülevalt midagi ei näe, tekib seal sees just selles niiskes liivas terve uus juurte arhitektuur.
et jäta nad rahule, ära puutu, ära liivuta ega kontrolli neid iga 2 päeva tagant. See meetod töötab iseseisvalt ja siin tahan, et sa pööraksid tähelepanu, sest nüüd algab maagia. On ta seda? Juurte tipud hakkavad ilmuma valged, tugevad, jänedad, ideaalselt arenenud tänu pidevale niiskusele, mida taht hoidis. Sinu pistik ei ole enam lihtsalt oksatükk, nüüd on see uus taim, mis on valmis iseseisvaks eluks. Ja siin peitubki tõeline eelis tai akna meetodil. Kui töötleme pistikut horisontaalselt, ei saame mitte ainult ühte taime, vaid mitu. Kui juured on tekkinud, saame varre erinevatest kohtadest läbi lõigata, kasutades iga pungaga lõiku uue iseseisva taimena. Traditsioonilise vertikaalse meetodiga saaksid ainult 1 viljapuu, aga tai meetodiga saame sama ajaga 2, 3 või isegi rohkem taimi. Nagu siin sidrunipuu ja roosiga näha, rohkem produktiivsust, rohkem tulemust sama vaevaga. Nii lihtne ongi oma lemmiktaimi looduslikult, soodsalt ja keskkonnasõbralikult paljundada. Kui sulle see meetod meeldis, pane like, telli kanal ja kirjuta kommentaaridesse, millist taime sa esimesena paljundama hakkad. Kohtume järgmises videos ja olgu su pistikud terved ja tugevad.